Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Darashenko ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänast saade teemadeks meil tulevad kasvav töötus, margin debt, räägime ka pankrottide kasvust ja siis üheks suureks teemaks täna tuleb, millest sõltub aktsia hind. Räägime siin mõnedest bioteki aktsiatest ja siis ma räägin, mis aktsiad tegelikult ma väldin ja mis aktsiad ma eelistan vastupidi. Siis meil tulevad mõned kvartaaltulemused, kindlasti natukene rohkem räägime Nvidia kvartaaltulemustest, seal oli huvitav tulemus ja veelgi huvitavam reaktsioon selle tulemusele, samuti Palo Alto Networks, Veeva Systems ja Intuit. Ja siis aktsiate tehnilise analüüsi blokis vaatame, mis kauplemisidеed mul selleks nädalaks on. Ja muidugi tuleb ka turuanalüüs ja palju muud huvitavat. Kohe tänan teid likeide ja kommentaaride eest, et just kommentaaridest ma saingi selleks üheks teemaks, millest sõltub aktsia hind, et vastan siis kommentaaridele, mis olid ammu esitatud, aga mul ei olnud kuidagi aega seda ette valmistada, nüüd siis teeme seda. Ja likeid on hea tagasiside mulle, et teile see saade meeldib ja siis muidugi aitab ka YouTube'ile aru saada ja soovitada need saadet ka teistele aktsiaturu huvilistele. Nii. Alustame siis saadega, kõigepealt veel info neile, kes on liitunud mu tasulise YouTube kanaliga, et siinsamas YouTube'is on võimalik liituda tasulise kanaliga, kus me teeme siis lisaks selle esmaspäevase saadele 2 korda nädalas otsestriimid, otseülekanded, siis kui Ameerika turg on avatud ja vaatame seal koos üle, mis turul toimub, mis aktsiad ma parasjagu kauplen, mis positsioonid mul on, et selline väga kasulik stream kauplejate jaoks. Ja muidugi vaatame seal ka erinevad investeerimisideed ka, et see nädal tegelikult meil tulevad streamid teisipäeval ja reedel, mul omad päevad kell 8 ja tegelikult reedel kell 8 on turg juba suletud. Seega see nädal me teeme sellise nagu erilise streami, kus me vaatame üle värskete guurude ostud-müügid ja võib-olla siis vaatame need hiljem ka siin iganädalastes saadetes üle, aga jah, kõigepealt siis see nädal otseülekandes vaatame seda. Ja kui teil on huvi ka liituda tasulise kanaliga ja võib-olla mõtled, et mis seal toimub, et siis mõned striimid mul on tehtud siin avalikuks ka, mis te saate järgi vaadata ja siis otsustada. Nii, alustame siis meie saade esimese osaga, kus me vaatame sellised üldisemad teemad. Ja kõigepealt vaatame, mis majandusuudised meil tulid eelmine nädal, et tegelikult nüüd Ameerika valitsus taas avanes ja siis seal tuli mõni varasem statistika, mis ei olnud avalikustatud seetõttu, et valitsus oli kinni. Et siin me näeme päris mitme nädala omad esialgsed töötude pöördumised olid avalikustatud ja siis tegelikult kõige huvitavam oli siis non-farm payrolls ehk tööjõuturu statistika, aga see oli siin septembri kohta, nüüd öeldi, et oktoobri kohta andmed isegi ei avalikustata, et järgmine tuleb meil kohe siis novembri kohta. Aga septembri kohta siis number tuli veits parem kui analüütikud ootasid, samas eelmine number oli üle vaadatud madalamale tasemele, seetõttu siis septembri number tuli veits parem. Kohe vaatame graafikuga, kuidas see olukord välja näeb ja natukene halvem number tuli siis töötuse määras, et tegelikult turg ootas, et see tuleb 4,3%, tegelikult septembris see tuli 4,4% juba. Ehk töötus hakkas kasvama ja seda me kohe siin näeme ka graafikutes, et kõigepealt uute töökohtade arv septembris justkui tublisti kasvas 119 000, aga samas augusti omad oli üle vaadatud madalamale, et tegelikult seal oli juba töökohtade kaotus kahanema ja tegelikult, kui me vaatame seda aastat, tegelikult see aastapilt ei ole päris hea võrreldes kas või siin me võtame eelmist aastat. Et me näeme, et töökohti luuakse vähem ja tegelikult meil on siin juba 2 kuud olemas, kus oli töökohtade kahanemine.
ja sellega meil tegelikult, me näeme, hakkas siin kasvama töötuse määr, et nüüd see on jõudnud 4 aasta siin lausa kõrgemale tasemele 4,4%. Et see oli vahepeal siin languses 2021, 2022 ja siis alates siin 2023 suvest see hakkas tõusma ja nüüd jõudis üsna kõrgele tasemele, nii et jah, tööturul on tegelikult Ameerikas aeglaselt hakkab olukord halvenema. noh, me rääkisime sellest juba siin mitmes saades, eelmises saades ka vaatasime, et koondamised seal nagu, koondamiste arv suureneb, nii et see ei olnud selles mõttes nagu üllatus. nii et huvitav nüüd vaadata, jah, oktoobri andmeid ei tule ja siis, mis novembri kohta tuleb. See nädal meil peaks tulema värske skp andmed ka, värsked skp andmed ja siin on huvitav graafik, mis näitab meile seost skp ja siis CAPEX-i vahel. Ehk siin meil on selline üsna pikaajaline graafik alates 90-ndatest. punane joon näitab meile skp muutust ja see on meil siin parempoolne skaala näitab siis protsentides CAPEX-i muutust, siin on võetud sellist mitte finantskorporatsioonid ja siis must joon on siis meil skp muutus ja see on meil siis parempoolne skaala. ja me näeme, et siin tegelikult päris hea nagu seos olemas, et kui CAPEX-id langevad, lähevad nullist madalamale, siis tegelikult siin aeglustub ka majanduse kasv, et siin oli suur selline langus peale dotcomi mulli lõhkemist CAPEX-ites ja siis skp kasvus ja siis tegelikult siin ülemaailmne finantskriis, mõlemad langesid nullist madalamale, põhimõtteliselt oli kahanemine nii CAPEX-ites kui ka SKP-s, et viimati suur langus CAPEX-ites ja SKP-s oli meil siis koroona ajal. ja kui me vaatame, mis meil siin viimasel ajal on toimumas, me näeme, et SKP on tegelikult aeglustumas ja CAPEX oli ka tegelikult aeglustumas, aga nüüd siin on kirjas, et nüüd meil siis, noh, me teame, et CAPEX-id hakkavad kasvama just tänu andmekeskuste ehitamistele. ehk põhimõtteliselt tänapäeval palju räägitakse, et kui poleks neid andmekeskuste ehitamisi, siis tegelikult skp oleks juba palju madalam. ja siin me näeme, et siin, kui see kasv nüüd peaks tulema nendes CAPEX-ides, mis on suunatud tehisintellekti andmekeskuste ülesehitamine, see peaks siis mõnda aega veel seda SKP-d toetama, aga jah, kaua see veel kestab, et noh, me juba ammu teame, et siis erinevad majandusnäitajad halvenevad, nüüd me näeme, et tööturul olukord halveneb. et siis kas need andmekeskuste CAPEX-id ongi ainuke asi, mis hoiab siin SKP-d veel üleval. ühesõnaga jah, vaatame, mis andmed meil hakkavad siin tulema ja tegelikult siin tasubki monitoorida, mis nende CAPEX-idega hakkab saama, et juba viimasel ajal palju räägitakse ja just meil üle-eelmine nädal oli suurem langus aktsiaturul just tänu selle, et hakatakse juba muretsema selle tehisintellekti mulli üle, et räägitakse, et liiga palju kulutatakse, aga vastu midagi veel ei saa, et siis kuidas need CAPEX-id ennast ära tasuvad ja võib-olla siis kõik need CAPEX-ide prognoosid ei peagi paika, äkki noh, hetkel prognoositakse, et palju raha veel kulutatakse, aga reaalselt võib-olla need programmid peatatakse või külmutatakse mõneks ajaks. eks näis, aga jah, selline nagu seos tegelikult meil siin CAPEX ja SKP vahel on täitsa olemas. nii lähme edasi ja vaatame siin paar graafikut margin debt'i kohta, et see on siis selline nagu marginaalne võlg, mis kasutatakse siis positsioonide finantseerimiseks finantsturul ehk võetakse sellist nagu margin laenu, et osta siis võimendusega või laenuga aktsiad, võlakirjad ja muud finantsvarad. ja kui me vaatame, mis hetkel margin debt meil on, siis tegelikult me näeme, et siin absoluutväärtuses on rekordkõrgel tasemel, et on miljardites ehk põhimõtteliselt noh, üle 1 triljoni
siis see tähendab, et see on jõudnud absoluutnumbris. samas, kui vaadata, et palju see on nagu suhena Ameerika SKP-sse, siis tegelikult see tase ei olegi ülikõrge. et me näeme, see on siis kuskil siin 1,6% SKP-st, et see ajalooliselt, kui vaadata, see ei ole üldse nagu üsna kõrge tase, et siin varasemal ajal oli palju kõrgemal tasemel, siin üle 2%. nii et kuigi absoluutnumber tundub olevat väga suur, siis suhena SKP-sse see ei ole nii suur. aga kui vaadata teist graafikut, siis võib-olla siin selle margin debt'i kohta ongi mingi väike mure ikkagi on. ja see väljendub siis, kui vaadata, mis on selle margin debt'i kulu ehk palju selle laenu eest tuleb maksta. ja me näeme, et siin me näeme, et see on tõusnud küll üsna kõrgele tasemele, et siin märgistatud varemad sellised nagu tipptased, millega oli siis, kas siin oli teekmulli lõhkemine, siin oli ülemaailmne finantskriis, siin oli viimane karuturg 2022 ja siin 2018 oli ka tegelikult majanduskriisi ei olnud, aga oli 20%-ne korrektsioon aktsiaturul. nii et jah, kui vaadata seda mõõdikut, siis tegelikult siin ka me juba näeme, et võib-olla siis laenu on palju võetud aktsiate ostmiseks ja tegelikult see kulu on hetkel üsna kõrge, mis võibki viia selleni, et kui need positsiooni hakatakse kinni panema või siis tulevad mingid margin call'id, et siis seal võib mingi järsem kukkumine aktsiaturul toimuda ja me näeme, et tegelikult siin allpool meil on S&P 500 indeks, et need tipud lähevadki tihti kokku selliste nagu tipptasemetega indeksis. nii, mis meil veel räägib sellest, et veel üks majandusnäitaja, mis räägib meil sellest, et Ameerika majandusega tegelikult ei ole kõik hästi, vaid vastupidi, olukord seal aeglaselt halveneb, et kui me vaatame pankrottide arv, ja siin on see toodud siis aastate lõikes, siis me näeme, et see aasta siis jaanuarist kuni oktoobrini Ameerikas on olnud juba 655 pankrotti ja sealhulgas mõned päris suured, see First Brands, mis me siin ka ühes saates vaatasime. ja kui me vaatame siin ajalugu alates 2010, tegelikult viimati nii kõrge tase oligi siin 2010, et see peale ülemaailmset finantskriisi, siis kui väga palju firmasid läksid pankrotti, siis see oli aeglustumas, 2020 oli kasv peale koroonat, siis oli uuesti pankrottide arv väiksem, aga siis viimased aastad see uuesti on siin kasvutrendil ja jah, praegu siis jaanuarist oktoobrini see on üldse nagu kõrgemal tasemel kui mõnigi täisaasta. ja kui siin tuleb veel see ala, palju siin veel aasta lõpuni tuleb, siis tundub, et see aasta me võimegi saada siin rekordarv pankrotistamisi. noh, kui majanduses oleks kõik hästi, siis ilmselt nii palju firmasid pankrotti ei läheks. et see ka meil näitab sellist nagu halvenemist olukorda Ameerika majanduses. siin on sarnane graafik, mis näitab meil siis pankrottide arv kuude lõikes, et siin me näeme ka, et koroona ajal siin oli selline nagu spike ülespoole, siis see natukene vähenes ja siis siin viimased 4 aastat see tasapisi kasvab. nii, lähme nüüd järgmise teema juurde, mis meil on siis, millest sõltub aktsia hind ja see läheb kokku siis sellega, et mis aktsiat ma siis väldin ja õndselt selle teemaks ma saingi siin paar kommentaari ja tegelikult mul koolitustel ja kui ma kuskil esinen, alati tuleb üks-kaks küsimust mingi aktsia kohta, mis vastab ka nendele kriteeriumitele. ja siis ma mõtlesin, et teeksin saates natukene suurema lõigu, kus ma räägikski natukene rohkem sellest teemast. ja põhimõtteliselt siin küsitakse, et aktsia TVRD, mis on Tvardi Therapeutics, mingi bioteki firma,
sai tugevalt kannatada ebaõnnestunud uuringute tõttu, kas näed võimalust potentsiaali aktsia hinna kasvuks? Ja see oli siis mu Telegramis küsimus ja siis ma vastasingi, et ma selliseid aktsiaid tegelikult üldse ei vaata, kus head äri taga ei ole ja eriti kui kõik sõltub mingist ühest ravimist, et noh, see on puhas selline nagu startup, et on olemas mingi idee või mingi ravimi idee ja siis sõltuvalt sellest, kas see ebaõnnestub või ebaõnnestub, sellest sõltubki selle aktsia käekäik ja siis jah, ma siin kirjutasin, et siin on müük viimase aastaga olnud 6 miljonit, no siin viimastel andmetel see on läinud veelgi väiksemaks, 4 miljonit, kahjum oli -20 miljonit, hetkel läks natukene paremaks, aga ikkagi -14 miljonit. Siis oli ravimi osas ebaõnnestumine. Aktsia hind kukkus $1000 $4 ehk me näeme siin ajalooliselt, siin kunagi aktsia hind kauples isegi $1000 juures. Noh, muidugi see hind ei olnud $1000, ilmselt nad on teinud niinimetatud reverse split'i, kus aktsiate arvu vähendati ja sellega suurendati aktsia hinna. Ja nüüd põhimõtteliselt see on kukkunud 4-ni, see on rohkem kui 99% kukkumist ja siis mul tekibki selline küsimus, et noh, aktsia hind võiks tõusta siis, kui investoritel on huvi sinna investeerida, aga miks peaksid nagu investorid sinna investeerima ja selle tagajärjel aktsia hind tõusma, kui siin ei ole mingit äri taga, kui me vaatamegi seda firmat, nagu ma siin tõin välja, viimast 12 kuud müük on 4 miljonit, nad ei teeni raha, kahjum on -14 miljonit ja aktsia turuväärtus või selle firma turuväärtus on 36 miljonit. ehk põhimõtteliselt sinu käest küsitakse 36 miljonit ja siis küsimus, et mis ma selle rahaga tagasi saan, kuidas ma saan seda raha tagasi ja kuidas ma veel tulu tagasi teenin, et põhimõtteliselt investori töö on ju investeerida kuskile raha, saada seda raha tagasi pluss intress või mingi tulu selle peale, et muidu see on, selle asja nimi on heategevus, kui sa lihtsalt annad raha ära. Ja siis jah, kui siin müüki praktiliselt ei ole, kui on kahjumid, siin me vaatame ajalooliselt ka, sellel firmal läks küll hästi siin 2020, müük kasvas 150 miljonini ja siis oli ka mingi kasvumakse kohta, aga peale seda ja kõik ülejäänud aastad me näeme, et siin müük aina kasvab, kahjumid on kogu aeg olemas, et põhimõtteliselt kuidas see äri tagastab sulle raha. Küll neil on seal võib-olla mingi ravim, mis nad arendavad, aga kas sellest saab mingi kommertsravim, mida saaks müüa või ei saa, kuidas seda saab teada, kui sa ei ole veel selle ala spetsialist. Lisaks, et põhimõtteliselt jah, see on nagu startupidesse investeerimine. Seal peaks olema väga pikk horisont, et põhimõtteliselt sul seda raha väga pikalt ei ole vaja ja võib-olla üldse ei ole vaja, sest startupidest me teame umbes noh, seal 90% võib-olla kukubki läbi, läheb pankrotti ja mõned üksikud siis saavadki võib-olla siis tulu tuua, aga et sinna investeerima, siis sa peadki suure portfelli nendest startupidest tegema, sa pead väga hästi aru saama, kuidas kuidagi sealt välja sõelama just need, millelt on mingi potentsiaal olemas. Ja muidugi ma saan aru, miks nende aktsiate kohta kogu aeg küsitakse, sest mõnikord lühiajaliselt nad annavadki mingit tootlust, et me näeme siin näiteks vahepeal aktsia hind on tõusnud $12 peaaegu $40, et tegelikult oli päris hea tootlus lühiajaliselt, aga pikas perspektiivis, kui me vaatame selle aktsia hinna liikumist, et see liigub ikkagi nagu allamäe ja just selliste hetkede tõttu küsitakse, et arvatakse, et võib-olla siis siin tuleb uuesti selline tõus. Aga jah, see on puhas selline nagu spekulatsioon ja investori jaoks see tegelikult ei pakugi mingi huvi, et see ongi pigem selliste nagu lühiajalise spekulatsiooni jaoks ja tegelikult sa kunagi ei tea, millal selline võib-olla potentsiaalne kasv uuesti algab ja kas ta üldse nagu algab. Ja siin veel üks sarnane küsimus, et siin kirjutatakse, et vaadata põhjalikult sellised riskiaktsiad nagu Spurs, SPRB ja IonQ, kvantarvutite arendaja. Siin kirjutatakse, et ma jälgin neid ja püüan ära arvata, mis nendega edasi juhtub.
Ja jah, ma kirjutangi, et need on riskantsed aktsiad. Ma ise sellist riski turul väldin, et see ongi üks suur risk, sest seal väga raske ära arvata, mis seal hakkab edasi juhtuma, sest tegemist meil ongi tegelikult startupidega, kus võib-olla mingi ajutine tõus, ajutine haip on küll olemas. Aga pikas perspektiivis jällegi, kui vaadata neid aktsiaid, noh, siin on ka hästi näha, miks selle aktsia kohta küsitud, et siin pikas perspektiivis me näeme, kuhu see aktsia liigub. Allamäed, et siin kui kunagi aktsia hind oli siin kuskil 2000 või isegi $3000 ja täna siis vahepeal kukkunud siin $4 ja nüüd on tõusnud $150. muidugi, kui vaadata siin $4 $100 tõus, on muidugi tundub olevat ahvatlev, aga me näeme, et see on lühiajaliselt toimunud siin lühiajaliselt. Varem ka sellised nagu tugevad tõusud toimunud, aga pikas perspektiivis me näeme, kuhu see asi ikkagi liigub, et tegemist meil on siis Spruce Biosciences ka biotechi firmaga. kui me vaatame tema finantsid, turukapitalisatsioon on 112 miljonit ja mis teile selle raha eest pakutakse osta, sellist äri, mille müük on 0,7 miljonit viimase 12 kuuga ja mis genereerib kahjumit -48 miljonit peaaegu. Et jällegi küsimus, kuidas, kui sa sinna ärisse investeerid, kuidas see annab sulle raha tagasi, kuidas ta hakkab sulle dividendi maksma, kuidas nad enda aktsiat tagasi ostavad, nad pigem sellised nagu startup'id küsivad aina rohkem raha juurde investoritelt, kuid vastupidi, et võib-olla kunagi midagi neil seal õnnestub, aga küsimus, millal ja kas õnnestub, et see on selle nagu meeletu risk. Ja miks nagu investeerida sellesse firmadesse, kui meil on olemas tuhanded muud firmad, kus on tegelikult päris hea äri taga olemas, kus on olemas käibe, kus on olemas kasum, mis teevad aktsiate tagasioste, mis maksavad dividendi ja kus on nagu väga palju väiksema riskiga, on palju suurem tõenäosus teenida positiivset tootlust investoritelt. Miks nad peaks nagu nendesse aktsiatesse investeerima ja miks neil peaks pikaajaliselt aktsia hind kasvama. Ja sa kunagi ei tea, millal selline järgmine hüpe siin spekulatiivne toimub, et noh, kui vaadata seda ettevõtet finantsid, me näeme, et siin alates 2023 neil hakkas käibe tekkima, muidu käibet siin ei olnud, olid ainult kahjumid, aga siis, kui tekkis käibe ka 10 miljonit, 2024 aastas 4 miljonit ja siin viimase aastaga üldse 0,7 miljonit, põhimõtteliselt müük väheneb, kogu aeg kahjumit olemas, siin on ka näha siis kvartaalselt. Vahepeal siin mingi käibe oli, siis nüüd see käibe ka kadunud, aga kahjumid on siin konstantselt olemas ja kuidas see firma üle elab, noh, me näeme, neil on bilansil olemas raha ja see kogu aeg põhimõtteliselt raha väheneb, mis juhtub siis, kui raha enam ei ole, kas tuleb pankrot või nad hakkavadki aktsiat lahjendama, väljastavad uued aktsiad. muidugi, kui siin aktsia hind hüppab, siis nad kohe turule müüvadki uued värsked aktsiad ja see survestabki tegelikult siin pikas perspektiivis seda aktsia hinna madalamale. Nii et jah, sellised nagu väga kõrge risk, spekulatiivselt võib-olla lühiajaliselt saab mingit tootlust, aga sa kunagi ei tea, millal see juhtub ja kas see üldse juhtub. Kas see risk õigestub ennast või mitte. Noh, meil Eestis siin vahepeal ka läks selliste nagu startup'ide investeerimine 2020-2021 populaarsemaks. Funderbeam börsil paljud investeerisid ja kui vaadata, kui palju tänapäeval seal neid firmasid nagu elu jäid, investor Toomas seal ka investeeris paari firmadesse, et need on temal portfellis kõige halvemad investeeringud, rohkem kui -90%. nii et jah, investorite jaoks need ei ole sellist nagu investeerimiskõlblikud aktsiad, väga kõrge riskiga aktsiad, mis lühiajaliselt spekulatiivselt võivadki mingit tootlust anda. Ja noh, siin viimasel ajal ka see väga spekulatiivne aktsia IONQ, kvantarvutid, see on siin hetkel siis hype, kvantarvutid, tulevik, aga kui me vaatame seda investori silmadega, investor tahab raha investeerida ja sellest tagasi saada raha pluss mingi tootlus. Ja põhimõtteliselt aktsia taga on mingi äri, millesse sa investeerid ja mis äri meil on siin IONQ aktsia taga. Noh, kui me vaatame siin selle aktsia hinna liikumist, muidugi on selge, miks see tekitab siin nagu elavust, et hind siin viimasel ajal tõusnud kuskil $6 $80 rohkem kui 10-kordne tõus. Kohe räägitakse, et kvantarvutid on tulevik, te ei saa midagi aru, sinna tuleb investeerida.
aga mina jällegi küsin, et kuidas see äri toob teile siis raha tagasi. Kui me vaatame, et palju see äri maksab, selle äri eest küsitakse peaaegu 15 miljardit dollarit hetkel. Ja sellel äril on 80 miljonit müüki viimase aastaga ja nad on genereeritud -1,5 miljardit kahjumit. Kuidas nad siis teile rahad tagastavad, küsimus. Neil isegi toode viimase kvartali andmete järgi siin gross margin -7,5%, põhimõtteliselt nende kvantarvutite ehitamine maksab rohkem kui see hind, millega seda müüakse, pluss siia tulevad lisaks operatsioonilised kulud, siis teeb selle operatsiooniliseks marginaaliks -500% ja siis profit margin on üldse -1800% ehk kui me vaatame siin jällegi kvartaalselt, no siin käibed praktiliselt ei ole, aga kahjumid on väga suured tegelikult. Ja muidugi, kui investoritel on hype olemas, kui nad on nõus seda aktsiat maksma, siis firma selle pealt praegu kapitaliseerib, ehk nad ei teeni praegu midagi kvantarvutite müügiga. Nende ärimudel hetkel ei ole üldse kasumlik, aga nad teenivad hetkel aktsiate müügiga. Me näeme, et nad bilansil hetkel tegelikult vaba raha hulk kasvab, sõltumata suurtest kahjumidest. Ja kust see raha tuleb, investorite taskust, me näeme, nad siin lahendavad aktsiate aega, et siin viimase kvartaliga lausa -20% ehk nad kasutavad hetkel siin need kõrged aktsiahinnad, et õhust printida siis uued aktsiad ja müüagi need kõigile need kvantarvutite tuleviku uskutajatele. Ja noh, küsimus on muidugi selles, kas sellest kvantarvutitest saab mingi hea äri, kas just see firma saabki sellest nagu võita. Et võib-olla mingi teine firma teeb mingi keskpärasema, ei olegi vaja kõige paremat kvantarvutit, võib-olla tulebki selline parema hinna-kvaliteedi suhega kvantarvuti, mida saab kasumlikult müüa, sellega raha teenida, siis mingi teine firma pikaajalises perspektiivis on palju parem investeering. Ja siin tegelikult see ei ole esimene kvantarvutite buum, me näeme tegelikult, et siin 2021 ka, kui see firma tuli börsile, siis siin läbi SPAC-i, siis siin aktsiahind ka hüppas $10 siin $30, ainult et siis kukkuda siin $3 tagasi. Nii et siin ma olen suht kindel, et siin mõni aasta pärast me uuesti näeme, et siin see aktsiahind läheb uuesti madalamale, et see hype läheb ära, firma jätkuvalt vajab raha, et oma operatsioonilist tegevust finantseerida, see raha hakkab otsa saama, siis aina rohkem lahendavad aktsiad, müüvad seda turule ja sellega tulebki siis see surve pluss need investorid, kes siin ostsid või kes varem ostsid, tahavad kasumit realiseerida või kes siin ostsid, hakkavad oma kahjumit realiseerima, et siis see kõik survestab seda aktsia hinna madalamale. Nii et jah, selline on siis minu arvamus nendest aktsiatest ja miks ma neid nagu väldin, et tegelikult ja investori jaoks on oluline, mis äri on seal taga, kuidas see toob sulle raha tagasi. Ja sellest tegelikult sõltubki meil aktsia hind, et see on üks slaididest, mis ma tihti nagu koolitustel, esinemistel näitan, et aktsia hind sõltub meil kahest komponendist, üks on fundamentaalne väärtus ja teine on sellist nagu ootused või selline nagu emotsionaalne väärtus. Et kui palju oodatakse tulevikust ja mis on selline nagu noh, aktsia hinna tõus tekitab positiivset emotsiooni, aktsia hinna langus tekitab negatiivset emotsiooni. Kui me vaatame eelmised firmad, siis seal fundamentaalne väärtus on neil tegelikult null, nad ei genereeri investori jaoks mingit nagu tulu, ehk seal kogu aktsiate hinna liikumine sõltubki ootusest ja emotsioonidest ja see võib väga kiiresti nagu minna nii ülespoole kui ka allapoole. Ja siin on tegelikult fundamentaalne väärtus hea tekib siis, kui firmal ongi hea selline nagu käibe ja kasum ja kui nad on kasvavad, et siis sellest tegelikult pikas perspektiivis sõltubki aktsia hind kõige rohkem. Et siin me näeme ka siin toodud välja Guru Focuse graafik, kus on näha selline nagu keskelt must joon ongi selline nagu fundamentaalne väärtus, kui meil käibe kasum kasvavad stabiilselt, siis pikas perspektiivis firma fundamentaalne väärtus kasvab ka, aga
lühiajaliselt, mis toimub, et vahel aktsia hind kasvab, tekivad suured ootused, siis tekivad selline nagu positiivne meelestus selle aktsia osas, tekib rohkem ootusi, rohkem positiivseid emotsioone ja siis, kui aktsia hind hakkab langema, siis vastupidi, tihti müüakse üle selle aktsia, siis ta muutub allahinnatuks, et vastupidi, tekib selline nagu negatiivsed ootused, negatiivsed emotsioonid selle osas ja siin tegelikult tihti tekivad sellised head ostuvõimalust ja siis uuesti aktsia hind hakkab kasvama, võimendatakse üle seda kasvu, tekib liiga palju sellist nagu emotsionaalset väärtust selles aktsias ja siis mingi hetk see läheb uuesti allapoole ja need tsüklid korduvad ja siis selline emotsionaalne väärtus, ta on meil siin kogu aeg, käib selle fundamentaalväärtuse ümber, et kord see muutub siin positiivseks, plussiga annab hinnale juurde, mõnikord annab siis miinusega hinnale juurde, et siis aktsia muutub ülehinnatuks või allahinnatuks. Ja siin tegelikult graafik, mis ka tegelikult väga hästi seda selgitab, et siin on S&P 500 aktsiad võetud alates aastast 90 kuni 2009, siin vaadatud, mis mõjutas pikaajaliselt aktsia hinna ja kui vaatame siin üheaastast perspektiivi, siis me näeme, et siin 46% aktsia tootlusest sõltus siis sellist nagu näiteks nagu multiplier, ehk põhimõtteliselt see ongi see emotsionaalne väärtus, kui palju see P ratio läheb kõrgemale või väiksemale, ehk siis lühiajaliselt perspektiivis aktsia hind võib teha mis iganes, sõltuvalt mis hype või mis ootused selle aktsia osas tekivad, aga kui me vaatame siin, mida pikaajalisemaks väljavaade on, seda suuremaks muutub, seda väiksemaks muutub, me näeme selline nagu emotsionaalne osa ja seda suuremaks muutub siin tegelikult free cash flow ja suurem osa moodustab siin käibekasv ja siis marginaalsus ehk põhimõtteliselt kasum. Ja 10 aasta perspektiivis siin me näeme põhimõtteliselt peaaegu 90% sellest aktsia hinna kasvust sõltubki tegelikult sellest, mis hakkab saama fundamentaalse väärtusega. Ja see ongi põhjus, miks siis nagu head firmad pikas perspektiivis nendesse tasub investeerida, et neil on olemas käive, kasum, nad loovadki läbi selle investoritele väärtust, kas äri väärtus kasvab tänu sellele, et ta genereerib rohkem kasumit, ta saab rohkem dividendi maksta, ta saab aktsiate tagasiostet teha, toetada aktsia hinna oma kasumiga ja kui kasumit ei ole firmal, siis tegelikult ta nõuab investorite raha lühiajaliselt, siin võib küll hype tekkida, et ta lühiajaliselt võib tõusta, aga seda on väga raske nagu ennustada, millal ja kas see üldse nagu tekib. Ja tegelikult, kui te vaatate just seda nagu slaidi, mis ma siin saade alguses näitasin, kus ongi minu arusaam aktsiaturust, et seal ongi välja toodud, et pikaajaliselt seal sõltubki kõik fundamentaalidest ja lühiajaliselt seal aktsia hinna saab ennustada tehnilise analüüsiga kõige rohkem, et tehniline analüüs, ta ongi rohkem sellist nagu emotsionaalse aktsia hinna liikumise analüüs. Ja siin tihti räägitakse ka, et üks ütleb, et fundamentaalne analüüs ei tööta, teine ütleb, et tehniline analüüs ei tööta. tegelikult mõlemad toimivad, et lihtsalt tuleb teada, millal ja kus see toimib, et tehniline analüüs toimibki kõige paremini lühiajalises perspektiivis, kus rohkem rolli mängivad emotsioonid, ootused ja fundamentaalne analüüs paremini toimib just pikaajalises perspektiivis, kui ongi vaja vaadata, mis on firma käibed ja kasumid hakkavad tegema. Ja siis keskpikas perspektiivis võib vaadata need mõlemad parema tulemuse saavutamiseks. Nii et selline on siis minu selgitus, minu arusaam sellest teemast, et loodetavasti annab see teile ka rohkem selgust, millest sõltub aktsia hind, miks aktsiahinnad niimoodi nagu liiguvad ja oskate ka paremini hinnata riski ja mis aktsiatesse tuleb investeerida ja mis aktsiad tulebki tegelikult pigem vältida. Ja kui teile meeldis, siis kindlasti ärge unustage like'i panna, et siin panin natukene tööd sisse, et seda nagu siis teile selgitada. Nii, lähme edasi ja järgmiseks teemaks meil siin tulevad kvartaaltulemused. Ja esimene kvartaaltulemus, mis me vaatame, on Nvidia. Kõige kauem oodatud olulisem kvartaaltulemus meil see kvartal.
ja vaatame, mis siin tuli. Tegelikult tulemus oli üsna tugev, et Nvidia ületas ootusi nii käibes kui ka kasumis. Kasum tuli $1.30 aktsia kohta, see oli 4 senti parem kui analüütikute ootused. Ja käibe tuli 57 miljonit, olles suurem kui analüütikute ootuseid ka, analüütikute ootused natukene vähem kui 55 miljonit ja kasv on ka muljetavaldav, ka 62,5% võrreldes eelmise aastaga kasvas käibe. Kõik segmendid Nvidial kasvasid, noh, kõige suurem hetkel on andmekeskuste segment, kasvas 66%, aga siin ka gaming kasvas 30% võrreldes eelmise aastaga, professional visualization 56%, automotive and robotics kasvas 32%, nii et igal pool on Nvidial hetkel kasv olemas, marginaal on päris hea, gross margin, ei ole nagu kvantarvutite oma miinuses, et siin nad teenivad päris korraliku gross margin'i, 73,6%. Ja nad isegi tõstsid prognoosi järgmiseks kvartaliks, et ootavad nüüd 64 kuni 66 miljardit umbes, analüütikud ootasid 62 ja endiselt ootavad nii head gross margin'i, nagu neil hetkel on. Nii et päris hea äri, kui me vaatame siin visuaalselt, siis me näeme, et tegelikult see kvartal isegi siin käibekasv kiirenes võrreldes eelmiste kvartalitega, siin on üldse iga kvartal päris võimsalt nagu käibe kasvab. Päris hea marginaalsus, me saame, kui palju nad sellest käibest kasumit saavad, et rekordkõrge käibe, rekordkõige kasum, see kvartal trailing 12 months, ühes kvartalis 12 kuud, me näeme, et siin käibe juba jõudis peaaegu siin 190 miljardi dollarini. Käibe ilusti kasvab, kasum kasvab. Ja valuatsioonide poolest P-ratio 44, tulevane 24 ehk oodatakse edasist kasumi kasvu ja kui vaadata Gurufox valuatsiooni mudelit, tegelikult siin isegi hetkel on modestly undervalued, et veidi allahinnatud Nvidia aktsia on. Ja huvitav oli, et jah, tulemus on väga tugev, parem kui analüütikute ootused, aga aktsia hind, kuidas reageeris, et kõigepealt eelturul hind kauples seal +4, +5%, avanes ka käpiga kõrgemale, aga peale siis turu avanemist hakati kohe seda aktsiat müüma ja ta läks siin isegi päeva lõpuks miinusesse, -3% ja reedel langus isegi jätkus. Mis siin edasi oodata siis aktsia hinna liikumisest, me räägime täna veel aktsiate tehnilise analüüsi plokis saada lõpupoole. Nii et hetkel ei hakka siin seda kommenteerima, vaadake siis seda lõiku, et siis vaatame, mis siin edasi oodata, aga jah, selline nagu negatiivne reaktsioon päris positiivsetel tulemusele, see on tegelikult üsna negatiivne. Ja kui me vaatame siin mõned veel lisagraafikud Nvidia kohta, siis me näeme, et Nvidia teeb aktsiate tagasioste, siis maksab mingi üliväikest dividendi, aktsiate tagasiostu, noh, hetkel ka ei saa öelda, et päris suured, siin vähem kui 0,3%, tasapisi ostab tagasi. Bilanss näeb välja väga ilus, et genereeritakse vaba raha, hetkel on siis bilansil 60 miljardit juba vaba raha, et siis saab ka kõige keerulisemad ajad üle elada. Mida tegid kulud värskete andmete järgi kolmandas kvartalis? Noh, me näeme, et kolmandas kvartalis juba rohkem müüsid kui ostsid, et teises kvartalis natukene rohkem ostsid kui müüsid. Aga kõige rohkem nad tegid oma oste 2023 ja ilmselt pigem hetkel me näeme viimastel kvartalitel rohkem natukene juba realiseerivad oma positsiooni. Institutsionaalsete investorite osalus on siin pigem nagu stabiilne, nad ei suurenda ega ei vähenda oma osalust hetkel. Millest võib olla selline nagu negatiivne reaktsioon, et tegelikult kui vaadata, kes on peamised Nvidia toodete ostjad, siis tuleb välja, et seal on 4 kliendi, kellel on siis käibe Nvidia juures rohkem kui 10% ja kui need siin kokku summeerida, siis me saame siin 22, 37, 50, 61%
põhimõtteliselt kogu Nvidia käibest moodustavad ainult 4 kliendi ja kes need kliendid on, noh, seda muidugi on teada, et see on Amazon, Alphabet, Meta ja Microsoft tegelikult. Need kõige suuremad hyperscalerid andmekeskuste arendajad, et nad on siin küll neid maskeerinud, kasutame ABCD, et me ei tea, kes konkreetselt siin on, aga siin on jah, väga lihtne arvata. Ja miks võib-olla see võiks olla üks põhjus, miks aktsia hind negatiivselt reageeris, siis sest viimasel ajal hakkaski tekkima mure, et jah, nad väga palju investeerivad, aga kust nad raha juurde võtavad järgmisteks investeeringuteks. Kas üldse elektrit on piisavalt, et veelgi rohkem neid Nvidia kaarte osta. Ja siin me oleme rääkinud ka nende CDS-idest ehk instrumendid, mis on põhimõtteliselt nagu kindlustus nende võlade vastu ja siin punane joon ongi Oracle, millest me oleme siin rääkinud, et Oracle'i CD-st on väga palju kasvanud, siis see joon kõrval on siin CoreWave, ka suur andmekeskuste arendaja, tema CD-s kasvab ja siis viimasel ajal tegelikult siin hakkas kasvama ka Microsofti, Amazoni ja Google'i CD-sid ka hakkasid kasvama ehk turul hakkab tekkima selline nagu mure seetõttu, et nad väljastavad väga palju võlga, et vaba rahavoogu enam ei ole piisav, et finantseerida kõik need andmekeskused ja me näeme, et see aasta siin Oracle, Meta, Alphabet ja Amazon on siin hakkasid väga palju võlga võtma, et võrreldes ajalooga ka, et seda finantseerida ja siis, kui nad peaks nüüd pausile panema mõned andmekeskuste ehitamist või natukene vähendada seda ehitamise tempot, siis tegelikult see võib olla üsna suur osa Nvidia käibest, et võib-olla seetõttu tekkiski selline nagu negatiivne reaktsioon heale tulemusele, et võib-olla see ei pruugigi pikaks ajaks niimoodi nagu jääda. Et siin jah, me näeme, et siin Google'i otsingute trend AI bubble, tehisintellekti mull, et see on siin viimasel ajal olnud kasvutrendis ja ka Bank of America investorite küsitlus näitas, et tehisintellekti mulli mure on muutunud kõige suuremaks, 45% vastajatest ütles, et nad muretsevad selle kohta novembris, et veel oktoobris ja septembris see oli palju väiksem vastajate arv. Nii et jah, selle kohta hakatakse muretsema, samas Jensen Huang, kes on siis Nvidia asutaja ja juht hetkel, ütles, et neil on kõik hästi, et nende kipide müügid on ülekõrged, kõik siis on nagu müüdud juba, siis nõudlus aina kasvab ja ütleb, et siis me jõudsime juba järgmisesse tehisintellekti tsüklisse, et tehisintellekti ökosüsteem hakkab kiiresti kasvama, rohkem tekib tehisintellekti startup'e, rohkem erinevaid erinevates kohtades hakatakse seda kasutama ja põhimõtteliselt siis tehisintellekt on igal pool, teeb kõike ja kõik korraga. Ehk põhimõtteliselt tema ütles, et mingit mul ei ole, kõik on hästi, me näeme suurt nõudlust veel. Ja kui vaadata, siis rääkida natukene veel sellest tema kommentaaridest, vaadata, mis on peamised sellised nagu tehisintellekti use cases, et põhimõtteliselt kus kõige rohkem kasutatakse, et tõsta produktiivsust, et see tuleb ka siis kvartaaltulemuste kõnedest, et teiste kvartali ja kolmas kvartalis, et kus kõige rohkem mainitakse, et tehisintellekt aitabki produktiivsust tõusta. Ja siin esikohal tegelikult nagu tarkvara inseneerimine, koodi kirjutamine, et see siin teises ja kolmandas kvartalis on rohkem kasvanud, et see aitab kõige rohkem muidugi sellised nagu klienditoe süsteemid, rollid, noh, põhimõtteliselt sellised nagu ülesanded tundub, kus võib-olla
palju selliseid nagu korduvaid tööd ehk põhimõtteliselt noh, tihti seal klientide pöördumised, probleemid on suht sarnased, et seal on vaja suht standardset vastet kogu aeg anda, sama ka koodi kirjutamisega, et seal on palju selliseid nagu korduvaid paterne, mida saab ära kasutada, siis on ka marketing, tarneahela juhtimine. Et need on sellised nagu peamised valdkonnad, kus tehisintellekt hetkel aitab produktiivsust tõsta. Ja kui vaadata siin veel, äh, mis sektoritest need firmad on, et siis kõige rohkem on finantssektoris, communication services, IT-firmad ja kõige vähem tegelikult siin energia, erinevad materjalid ja siis utilities ehk põhimõtteliselt meie kodude soojendamine ja vesi ja kõik need süsteemid, et tegelikult jah, seal on vaja rohkem neid füüsiliselt ehitada ja aitab rohkem just nendes valdkonnades, kus äri rohkem toimub põhimõtteliselt arvutite taga. Ehk tehisintellekt rohkem painab sellises nagu selles, nendes ärides, mitte nendes, kus ongi vaja rohkem sellist nagu reaalset füüsilist tööd hetkel teha. No võib-olla robotite arengutega, aga see on jällegi võib-olla natukene rohkem pikas perspektiivis. Et robotite arenguga, kui robotid hakkavadki sellist nagu füüsilist tööd hästi tegema ja siis tehisintellekt, mis on nende aju, siis aitab seda ka tulevikus, aga jah, hetkel siis rohkem sellistest nagu tarkvara alas aitab kõige rohkem ja siin on väga huvitav graafik ka, mis näitab meile kui palju automatiseerimist saab teha siis tehisintellektiga ja kui palju tegelikult siis selline nagu palkade protsent on käibest ehk siin me näeme ja jällegi paistab silma kohe software and services ehk põhimõtteliselt selline nagu tarkvara kirjutamine võib-olla, et see moodustab firmadel rohkem kui 35% tööjõukuludest ja tegelikult see annab päris hästi nagu automatiseerida, et need on siis sellised nagu esimesed võitjad siin. Ja kõige vähem võib-olla siin ongi siin mingi energy, equity rate, sellised nagu kinnisvarafondid. Ja siin jah, võib vaadata, et mis need erinevad on, siin pangad kindlasti saavad väga palju asju automatiseerida ja neil see tööjõukulude protsent nende käibest on ka päris kõrge. Nii et jah, hetkel see siis tehisintellekt aitab küll, aga see tundub, et see ei ole nagu igal pool, nagu võib-olla Jason Huang ütles, et mõnedele firmadele see aitab hetkel rohkem, mõnedele võib-olla vähem. Ja võib-olla jah, kõik need investeeringud, mis hetkel tehakse, ei tasugi ära, võib-olla üle investeeritakse ja siis ajutiselt võib-olla turg muretsebki seetõttu ja seetõttu oligi selline nagu negatiivne reaktsioon, aga jah, hetkel me siis tulemustes midagi halba küll ei näinud. Okei, lähme edasi ja vaatame siin järgmist kvartaal tulemust. Palo Alto Networks, küberturvalisuse valdkonnast firma, raporteeris ka üsna head tulemused, käibe oli sama nagu analüütikud ootasid, kasum parem kui analüütikud ootasid, käibe kasvas 15,7% võrreldes eelmise aastaga. Ja siis järgmise põlvkonna kaitse tarkvara, mis neil on, et selle annual recurring revenue aastane korduv käibe, see kasvas lausa 29%. Põhimõtteliselt firmal läheb ka kõik hästi, prognoosi teiseks kvartaliks ja terveks finantsaastaks nad andsid sellise, mis vastas analüütikute ootustele ja võib-olla see väga palju nagu ei meeldinud turule, et oodati natukene paremat prognoosi ja siis aktsiahind meil siin reageeris langusega -7%. Kui me vaatame kvartaalselt, me näeme, et siin stabiilselt iga kvartal käibe kasvab, firma on juba kasumlik, kasum kasvab. Trailing 12 months me näeme ka ilus käibekasv, no siin oli üks erakorraline puhaskasv, me näeme, et EBITDA nii palju ei kasvanud, et oli vist mingist maksudest
tulenev ja siin TTM me näeme ka põhimõtteliselt siis, kui seda ühekordselt välja arvata, siis suht stabiilselt siin kasum ka kasvab ja jah, aktsia oligi hinnastatud võib-olla natukene kõrgelt hetkel ja seetõttu siin väike korrektsioon siis peale kvartaaltulemus toimubki. Et P/E 116, tulevane 42. Kurufox evaluatsiooni järgi muidugi siin on see õiglaselt väärtustatud, et ei ole väga palju ülehinnatud, allahinnatud ja tegelikult alates 2024 me näeme, et see aktsia hind tegelikult pigem liigunud koos fundamentaaliga natuke kõrgemale, et ei tekkinud sellist nagu suurt äh, üle ostmist või ülehinnatust või allahinnatust. Kui aktsia hind jätkab langust ja muutub rohkem alahinnatuks, nagu näiteks oli 2023, siis muutub ta päris huvitavaks investeerimisideks ka. Nii et jah, pigem investeerida mingisse sellise ärisse kui näiteks kvantarvutite või mingi tundmatu bioteki, kus ei olegi selge, kas selline äri neil siis tekib nagu Palo Altol hetkel või Nvidial. Veel mõned huvitavad graafikud Palo Alto kohta. Gurud viimases kvartalis, kolmandas kvartalis siis rohkem siin isegi müüsid, kui ostsid, natukene rohkem ostsid üks kvartal enne seda. Aga jah, me näeme, et siin nad väga palju viimasel ajal midagi ei tee. Võib-olla seetõttu ka aktsia hind väga palju siin üle mindakse, üle ostakse ei lähe, et lihtsalt vaadatakse, kuidas äri edasi areneb ja pigem ilmselt hoiavad need investeeringud, mis nad varem tegid. Kuna firma on kasumlik, me näeme, et bilansis iga kvartal nad vähendavad võlga, suurendavad cash'i osakaalu ehk põhimõtteliselt bilansi seis on väga hea, teevad siin aktsiate tagasiostu, ei tee dividendimakse, natukene lahjendasid isegi aktsiad viimases kvartalis, et võib-olla sellest ka siin natukene tugevam aktsiakasv tuli või selle raha arv tuli ja sellest võib-olla ka aktsia hind nii palju ei kasva, aga noh, kui neil on raha piisavalt, võlga praktiliselt juba ei ole, siis siin suurt lahjendamist tulevikus ilmselt oodata ei ole ja pigem nad hakkavad tagasioste tegema või dividendi maksma, kui äri jätkab samas tempos arenema. Ja marginaalide poolest neil on ka kõik hästi, et siin gross margin suht stabiilne, 73% juures ja nad muutuvad aina rohkem kasumlikuks, et siin neti operatsiooniline margin ka kasvutrendis, et siin oligi üks ajutine selline net margin'i tõus tänu selle maksude tagastamisele, aga üldiselt operatsioonilist marginaali vaadates, et hetkel neil on siin isegi arenemis kasvuruumi kuni gross margin'i, sellest gross margin'ist saab palju parema neti operatsioonilist margin'it teha tegelikult, et nad võivad kasumlikkust suurendada mitte ainult sellega, et käibe kasvab, vaid tegelikult ka marginaali parandamisega. Nii et üldiselt väga hea äri. Veel üks hea äri on Vema Systems, ticker VEEV. Raporteeris ka päris hea kvartaaltulemuse, et kasum oli parem kui analüütikud ootasid, käibe oli parem kui analüütikud ootasid ja siis isegi järgmise aasta prognoos oli parem kui analüütikute ootused, et kasum tuli $2.04 aktsia kohta, 9 sendi parem kui analüütikute ootused. Ja käibekasv on selline mõõdukas 16% võrreldes eelmise aastaga ja oli ka parem kui analüütikute ootus. Järgmiseks aastaks tõstsid ka prognoosi, et ootavad nüüd juba kasumiks $7.93 ja analüütikute ootus oli 7.81 ja nende enda varem prognoos oli ka madalam. Kui me vaatame siin kvartaalselt, me näeme ka siis käibe stabiilselt kasvab, päris hea marginaalsus, saavad sellest käibest päris hea kasumi. TTM trailing 12 months ka siin isegi viimasel ajal tundub, et käibekasv kiirenes, päris hea kasumi kasv. Et väga hea äri, et Veeva on siis sellist nagu meditsiiniliste CRM-i tarkvara looja. Ja P/E ratio hetkel 47, tulevane 28, mis võibki olla natukene kõrge, et ta väga kiiresti kasvav ei ole, et võib-olla see on ka põhjus, miks aktsia hind siin reageeriski langusega -9%.
Ja kui vaatame Gurfox evaluatsioonimudeli, siis ta oligi siin nats ülehinnatud, nüüd muutus rohkem fair'i value't ehk õiglaselt hinnastatuks ja tal on kombeks viimased siin 3 aastat, alates 2023 ongi sellise nagu fundamentaalse väärtuse juures rohkem nagu kaubelda, et natukene läheb ülehinnatuks, alahinnatuks, aga üldiselt koos sellega liigubki tegelikult pikas perspektiivis kõrgemale. Et rohkem ülehinnatud oli siin 2022 ja siis selline emotsionaalne väärtus siit oli välja lastud, õhk välja lastud, siis ta muutus rohkem fundamentaalse väärtuse juurde, rohkem hind liikus ja nüüd koos fundamentaaliga tegelikult liigubki kõrgemale. Ja siin ka mõned graafikud huvitavad, et justki näitab meil see graafik, kuidas siin aktsia hind tõuseb kas sõltuvalt fundamentaalsest või emotsionaalsest väärtusest rohkem. Et viimane aktsia hinna tõus, see sinine joon, ta sõltuski rohkem sellest käibekasumi kasvust, sest P ratio ja price to sales ratio, oranž ja roheline joon, nad jäid siin umbes samal tasemel, ehk põhimõtteliselt see multiply, price to earnings, price to sales ratio, nad väga palju ei ole muutunud. Reaalselt käibekasum kasvas ja seetõttu aktsia hind kasvas. Varem siin 2020 me näeme, oli selline nagu jõulisem aktsia hinna tõus, aga sellega läksid ka price to earnings, price to sales ratio, et see ongi see lühiajaline ootuste kasv, mis siin oli, mis pärast siis oli vastupidises suunas liikunud ja nüüd tegelikult vaadates ajalugu, ta on tegelikult võrreldes ajalooga suht hästi hinnastatud ja see on väga tervislik aktsia hinna kasv, mis siin oli. Firmal on ka päris head marginaalid, 74 on siis gross margin operatsiooniline ja need on ka suht stabiilsed siin 26% juures. Vaba raha nad hetkel siis ka aktsiate tagasiostu ega dividendi ei maksa, et siis hetkel veel koguvad siin bilansil, võib-olla rohkem tahavad kasvu investeerida või kedagi üle osta, aga jah, mingi hetk ei ole siis enam mõtet nii palju raha hoida bilansil, ilmselt hakatakse kas dividendi maksma või aktsiat tagasi ostma. Institutsionaalsed investorid tegelikult me näeme, et siin viimasel ajal isegi hakkasid juurde ostma seda aktsiat ja gurudeks sellised nagu fondijuhid viimane kvartal rohkem müüsid, aga tegid rohkem oste varasematel kvartalitel. Nad võib-olla natukene hakkasid realiseerima, et aktsia hind on siin tõusnud, muidu alates 2022, et sellist nagu varasemalt tehtud ostud võib-olla keegi siin realiseerinud. Ja viimane kvartal tulemus meil tuleb siis Intuit firmalt. Intuit siis üks suurimatest Ameerikast selliste väiksete ja keskmiste suurusega ettevõtete jaoks maksu- ja raamatupidamistarkvara looja, mis aitab siis seal maksud esitada ja siis raamatupidamist teha. Ja tulemused siin olid parem kui analüütikud ootasid, nii käibe kui ka kasum. Prognoos, kasum oli nats halvem kui analüütikud ootasid, käibe nats parem. Kasum aktsia kohta tuli $3.34, see oli 25 sendi parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas 18,3% võrreldes eelmise aastaga ja oli siis 3,88 miljardit. Siin me näeme, et need erinevad siis äriliinid, Global Business Solutions, selle käibe kasvas 18% võrreldes eelmise aastaga. QuickBooks ongi neil selline nagu pilve raamatupidamistarkvara, selle käibe kasvas 25%. Ja nii edasi ja siis prognoos oligi, et siin kasum nats halvem, aga käibe nats parem kui analüütikud ootused ja kinnitasid prognoosi järgmiseks terveks finantsaastaks. Kvartaalselt, kui vaadata, siin on käibe suht selline nagu sesoonne, et siis, kui siin tekib ühes kvartalis aeg maksudeklaratsiooni esitada, siis neil tekib suurem selline käibe ja kasum. Me näeme siin iga aasta üks kvartal.
ehk siis see tuleb ülejärgmine kvartal, aga muidu siis iga kvartal on kasum, selle kvartaliga muidugi tekib kõige suurem kasum. Ehk selle äri puhul kõige parem ongi vaadata TTM, Trailing 12 Months, kus igas kvartalis meil on 12 kuud ja siin me näeme siis põhimõtteliselt sujuvalt sellist käibekasvu, kasumi head arengut ja Peer ratio'd hetkel on 45, tulevane 25 ja aktsia hind reageeris siin isegi tõusuga 4% ja põhjus võibki olla, et ta on siin Guru Foxi järgi oligi veits allahinnatud juba ja tulemus oli üsna okei ja siis aktsia hind siin natukene tõusis. ta on muidu siin viimasel ajal alates augustist olnud suht külgsuunas kauplemas. Ja üldiselt ka väga hästi aktsia hind siin läheb vastu selle fundamentaalse väärtusele, et väga palju ülemüüduks või allahinnatuks ei lähe viimaste aastatega. veel mõned huvitavad graafikud. Intuit siis juba tagastab raha aktsionäridele dividendi näol, et noh, dividendi tootlus on siin suht madal, 0,65% hetkel teevad natukene aktsiate tagasioste. Siin ka on näha, et see aktsia hinna tõus viimane oli suht tervislik, et sellega price to earnings, price to sales ratio ei kasvanud, isegi natukene langesid, ehk aktsia hind kasvas isegi natukene aeglasemini, kui reaalselt fundamentaal on kasvanud. ja siin me näeme, et siin 2021 oli kasv rohkem spekulatiivne aktsia hinnas, et sellega läksid ka price to earnings, price to sales ratio'd kõrgemale tasemele. Gurud viimased 2 kvartalit tegelikult siin rohkem müüvad kui ostavad ja siin aasta alguses ja eelmise aasta viimastel kvartalitel on rohkem ostnud. Et võib-olla ka siis realiseerivad natukene seda kasumit, mis neil on tekkinud aktsia hinna tõusuga. Et sellised tulemused meil siis selles saates olid üle vaadatud. Loodetavasti saidki ka mingit huvitavat infot ja mõned huvitavad investeerimisideed, mida jälgida ja nüüd teada, mis aktsiat tasub jälgida, mis aktsiat pigem tasub vältida. Okei, lähme edasi ja vaatame, mis meid ootab ees see nädal. nüüd hakkab natukene rohkem juba statistikat tulema. see nädal meil siis teisipäeval tulevad jaemüügiandmed, siis meil peaks tulema PPI Producer Price Index ehk tootjate inflatsioon ja see kõik meil on siis juba vana info, mis valitsuse tasaavamisega peaks siis olema avalikustatud, need on septembri andmed alles tulevad. ja siis värskem info meil on siin kolmanda kvartali skp, esialgne hinnang peaks tulema siis kolmapäeval ja sellega koos siis siin PCI inflatsiooni andmed, aga need on ka siis septembri kohta. Siis neljapäeval meil on üldse aktsiaturg suletud, et Ameerikas on siis Thanksgiving Day ja reedel sellega seoses siis aktsiaturg on ka, läheb kinni nats varem, kell 1, kell 8 meie aja järgi. Ehk siis tuleb selline poolik kauplemispäev ja tihti sel nädalal tuleb selline nagu vaiksem kauplemine Ameerika aktsiaturul ehk selline nagu pidulik nädal Ameerikas, siis kindlasti reedel eriti börsil on siis vähem likviidne päev ja siis mõni aktsia tänu sellele võib natukene suuremat liikumist võib-olla isegi teha. Kvartaaltulemustes ehk siin me näeme ka neljapäeval, reedel midagi ei tule, aga nädala alguses siin mõned huvitavad kvartaaltulemused tulevad, et siin Sambotic, üks huvitav firma, Zoom raporteerib kvartaaltulemused täna esmaspäeval siis peale turu sulgemist, siis paar Hiina firmat, teisipäeval Alibaba ja NIO raporteerivad kvartaaltulemused ja peale turu sulgemist teisipäeval meil Dell raporteerib kvartaaltulemust ja siis paar firmat, mis ma veel jälgin, on Nutanix ja Zscaler. Ja siis kolmapäeval enne turu avamist roheliste traktorite tootja John Deere raporteerib meile kvartaaltulemust ja veel üks Hiina elektriautode tootja Li Auto siin ka raporteerib. Et siis mõned kvartaaltulemused järgmises saates ka saame siin üle vaadata.
nii, lähme meie saade teise osa juurde, kus me vaatame rohkem sellist lühiajalist pilti ja siin ongi, siin graafikul te näete tegelikult, kui ma siin kirjutan, et millest sõltub siis selle aktsia hinna liikumine, siis siin päevane, tunnine intervall, siis kõige rohkem sõltubki siis sellistest nagu tehnilistest parameetritest nädal, kuu, siin on nii fundamentaal kui ka tehniline komponent ja kui me räägime sellistest nagu pikast perspektiivist kvartal ja aasta, siis siin tegelikult kõige rohkem mängivad rolli just fundamentaalid, et see, millest me oleme täna siis rääkinud. Siin enne, kui me läheme järgmise osa juurde, siin veel väike reklaam, et just eelmine nädal oli siis selle aasta viimane aktsia kauplemismeistriklaas ja siin väike anonss juba, et järgmiseks aastaks meil on Äripäevaga kokku lepitud üks koolitus, et järgmine aasta ilmselt teeme ainult kaks koolitust. Esimene tuleb veebruaris, teise kohta ei ole veel kokku leppinud. Ja see, mis tuleb veebruaris, siis kuupäevad on 16-18 veebruar, et kui tahaksite rohkem teada aktsia kauplemisest, kuidas eduka kauplemissüsteemi üles ehitada, mis oleks kasumlik pikas perspektiivis, et sellest ma sellel koolitusel räägin. Lingi koolitusele jätan video all, et kui pole jõudnud, siis selle novembri koolitusele, siis järgmine võimalus meil tekib järgmise aasta veebruaris, et võite siis lingi vaadata, lugeda selle koolituse kohta. Ja vaatame, mis meil on toimunud turul siis eelmine nädal. Eelmine nädal me nägime juba natukene suuremat langust. Just S&P 500 indeksis ta on langenud peaaegu 2%. Nädalasel graafikul impulss on siin muutunud isegi punaseks, et hetkel tegelikult siis Elder impulss süsteemi järgi hetkel on ostukeeld, aga samas siin on toimunud selline nagu tervislik korrektsioon libiseva keskmise juurde. Force indeks natukene läks negatiivseks, samas noh, kui me vaatame siin sellised nagu ajutised korrektsioonid, siis me näeme, et nagu väga palju negatiivseks ei lähegi, et siin nüüd kõik sõltub, kui ta läheb kiiresti siin uuesti tagasi, siis see ongi selline nagu ajutine korrektsioon. Selliseks nagu suurema korrektsiooni puhul me peaks nägema suuremat sellist nagu müügisurvet, et hetkel seda siin ei olnud. Ja Russell 2000, 2000 väiksemat ettevõtet, mis eelmine nädal kukkuski nagu rohkem võrreldes S&P 500 indeksiga, et nüüd meil on toimunud rotatsioon, tundub, et siis väikseste firmade indeks kukkus siin –0,79%, et vähem. Ja juba testis oma libisevat keskmist, siin oli müügisurve natukene tugevam, aga ka ei olnud nii suur, nagu näiteks meil siin aprillis oli ja rohkem praegu läheb kokku selliste nagu ajutiste korrektsioonide müügisurvega. Et pikaajalises perspektiivis me näeme, et indeksid endiselt on tõusvas trendis ja hetkel on teinud ainult sellise nagu korrektsiooni tõusva trendi raames. Lühiajalises graafikus pilt on natukene rohkem karusem. Päevasel graafikul me näeme, et siin indeks tegi juba meil madalamad tipud ja madalamad põhjad, et lühiajaliselt meil on siin juba langustrend formeerunud S&P indeksis ja tegelikult Russellis on natukene isegi tugevam on olnud. Ja hind on läinud siin juba lühiajaliste libisevate keskmiste madalamale, libisevatest keskmist madalamale, 22 ja 50 päevast libisevast keskmist madalamale. Et siin tehniliselt oleme veel langustrendis ja kui me vaatame Force indeksit, siis tegelikult me näeme, et siin müügisurve oli tegelikult päris arvestatav juba. Et selline nagu tugevam korrektsioon oli. Kas see korrektsioon nüüd jätkub või nüüd siit võiks mingi põrge tulla? No kohe me vaatamegi turuindikaatorid, mis aitavad meile paremini sellest aru saada, siis lähme TradingView juurde ja vaatame seal võimalikud arengustsenaariumid selleks nädalaks. Minu turuanalüüsi tabel. Siin on olukord muutunud natukene paremaks. Ühelt poolt me näeme, et siin VIX natukene rohkem kasvas võrreldes eelmise nädalaga, samas VIX andis meil reedel ostusignaali, kui seda vaatame. Multivix vahepeal ka läks bearish olekusse, aga nädala lõpuks uuesti läks bullish olekusse ja andis ka meil ostusignaali.
Rämpsvõlakirjad tegelikult väga palju selle langusega kaasa ei läinud ja läksid tagasi ja võrreldes eelmise nädalaga siin toimus paranemine, läksid neutraalolekusse. New High New Low endiselt on bearish olekus ja Industry Group on jäänud meil bearish olekus ja siin see on natukene halvenes. Aga pikaajaliselt S&P 500 endiselt siis on bullish olekus ja võrreldes rämpsvõlakirjadega endiselt on veits outperformib, aga see vahe, see gap neil seal vähenes, kui me seda vaatame. Nii et selleks nädalaks tegelikult olukord nats paranes ja ma panin siin kommentaariks, kuna siin üks indikaator, nimelt siis rämpsvõlakirjad läksid paremaks, siis siin on juba selline noh, suht neutraalne, et siin ei ole domineerivat rohelist ega punast ehk täpselt selline nagu neutraalne seis ehk turuanalüüsi tabeli järgi hetkel ei ole ei karud ega pullid domineerivad turul. Kui me vaatame siin rämpsvõlakirjad koos S&P 500-ga, me näeme, et siin meil oli suurem gap, nüüd see gap sai, suurem osa sellest sai suletud S&P 500 poollangusega. samas me näeme, et rämpsvõlakirjad siin väga palju ei langenud tegelikult kogu selle languse raames eelmine nädal, üle-eelmine nädal. rämpsvõlakirjad jäid suht samal tasemel ehk selle langusega kaasa ei läinud ja nädala lõpupoole hakkasid isegi tõusma, et see on positiivne areng. Et kui nad jäävad tõusu või jäävadki samal tasemel, tegelikult siit võibki areneda meil nüüd põrge S&P 500 indeksis ja kui rämpsvõlakirjad hakkavad uuesti langema, see oleks siis negatiivne, siis me võimegi näha natukene sügavamat korrektsiooni. VIX volatiilsus läks meil siis selle langusega Bollinger Bandist kõrgemale, siin eelmine nädal andis ostusignaali, aga esmaspäeval see lülitas ennast välja nii-öelda, et VIX uuesti läks Bollinger Bandist kõrgemale. aga nüüd saime nats parema ostusignaali, et kui eelmine nädal ta läks napilt Bollinger Bandist madalamale, siis siin oli juba palju tugevam sulgemine Bollinger Bandist madalamale ja redel tegelikult VIX enam ei tõusnud nii kõrgele kui neljapäeval ehk ka oli selline nagu paranemine, et nüüd siin tahaks näha, et VIX ei lähe uuesti Bollinger Bandist kõrgemale, kui läheb, siis tegelikult me võime näha veel sellist nagu sell-off'i, aga kui ta jääb samal tasemel või hakkab liikuma siin, noh, 15 tasemeni muidu vaevalt ta praegu ühe nädalaga ka liigub, aga kui vähemalt hakkab nagu allapoole liikuma, siis see oleks positiivne aktsiaturu jaoks. Negatiivne hetkel meil on bullish percent indeksi pilt, et siin ta eelmine nädal jätkas langust ja ka päevasel graafikul tegelikult oli languses neljapäevase suure langusega turul tegelikult bullish percent indeks hakkas isegi nats tõusma, oli positiivne, aga reedel natukene langes. no positiivne on siin see, et varem oli languse nurk nii-öelda nagu järsem ja reedel enam nii suurt langust ei ole. ja kui siin võib-olla veel mingit positiivsust vaadata, siis tegelikult oleme juba suht madalal tasemel, et tavaliselt kuskil siit meil võibki hakata formeeruma juba selline nagu põrge, et väga palju aktsiaid on juba üle müüdud, et see ei tähenda, et meil uus tõusev trend algab, aga võib-olla mingi põrge, mingi jõuluralli, mida kõik ootavad, võib-olla siin võib küll realiseerida nendelt tasemetelt. võib-olla indeks natukene veel langeb, aga siit tasub ka jälgida, mis hakkab bullish percent indeks tegema, et kui ta hakkab tõusma, siis ta kinnitab, et turg on põrgeks valmis, kui ta ikkagi läheb madalamale, siis ta võib vaadates nädalast graafikut siin nats madalamale ka veel langeda, enne kui see langus saab läbi. Uued tiputujad põhjad. Siin on, kui vaadata turukapitalisatsiooniga kaalutletud tükilist, natukene erinev pilt hakkas meil tekkima nädala lõpupoole, et kui me vaatame turukapitalisatsiooniga kaalutletud põhjad läksid 200 triljonist kõrgemale tasemele. no tihti, kui ta läheb sellest tasemest kõrgemale, sellega tekib selline nagu tippmüümine, siis tekivad põhjad ühelt poolt. teiselt poolt see on nagu siin eelmine nädal aina kõrgemad need tipud hakkasid tegema, et aina rohkem siin müümist. et hea põhi tekib siis, kui see põhjad hakkavad langema, siis uuesti üritavad tõusta ja tekib selline nagu madalam tipp ja indeks võib-olla teeb madalama põhja ja siis tekib divergents ja siis võib tulla parem
parem ralli. Aga jah, siin hetkel tasubki jälgida, et peaks hakkama tipud tõusma ja põhjad peaks hakkama langema kas või ajutise põrge jaoks ja kui põhjad jäävadki kõrgel tasemel, siis ilmselt me võime näha veel rohkem langust turul. Tükiliselt vaadates, siin on natukene juba positiivsem pilt, siin me näeme just sellist arengut, et põhjade tipud olidki veits madalamal tasemel, samas kui indeks liikus nats madalamal, et siin on juba selline positiivne divergents on tekkinud. Ja põhjad siin üsna pikalt on olnud meil juba 1000 tasemest kõrgemale. Et palju aktsiaid on juba üle müüdud, siin jälgime, et kui põhjad hakkavad langema, lähevad eriti 500 tasemest madalamale, see aitaks turule siis põrgata. Kui nad jäävad siin 1000 tasemest või 100 tasemest kõrgemale, siis ilmselt siin võib olla väga lühiajaline põrge, siis võimegi veel rohkem langust näha ja no siin on potentsiaalne spike bounce'i ostusignaal ka on tekkimas, selleks meil on vaja, et põhjad siin tõuseksid, tipud tõuseksid, põhjad langeksid ja see vahe, mis hetkel on 311 miinus 1260 on nats üle -900, et põhimõtteliselt kui see vahe läheb -500 kõrgemale, see tekitab spike bounce ostusignaali ja siis me võimegi näha siin mõnda rallit, mis võib kesta võib-olla isegi paar nädalat esialgselt. Et siis jah, täpselt turuindikaatorite poolt näeme ka sellist nagu segast pilti hetkel neutral. Siin veel üks pilt, mis võib-olla annab natukene rohkem positiivsust juurde. S&P 500 indeksi puutoptsioonide käibe ületas siin, jõudis üle kõrgele tasemele meil tegelikult neljapäeval, 20. novembril ja see on siis viimase alates 2005 tegelikult teine kõrgem näitaja. Ja kui me näeme tavaliselt, me näeme siin puutide käibe läheb üsna kõrgele tasemele, sest need tegelikult ongi sellised kohad, kus meil hakkab pigem nagu põhi formeeruma ja ühe kuu perspektiivis tegelikult viimased 5 korda, kui see puutide käibe oli 8 miljonist kõrgem, siis tegelikult 100%-liselt ühe kuu pärast indeks oli kõrgemal tasemel. Et lühiajaliselt me näeme 1-2 kuud, 1-2 päeva, 3 päeva siin võib nii ja naa minna, aga jah, mingi keskperspektiivis siin võibki mingi põhi juba hakata formeeruma. Ja veel üks indikatsioon, mis võib olla positiivne, on Nasdaq 100 indeksist, kui palju protsent aktsiatest on siis üle müüdud, siis nende RSI indikaatori järgi, mis on 30-st madalam. Ja hetkel see on ka jõudnud siin üsna kõrgele tasemele, et kui see jõuab siin 20, palju siin on 23, 24 umbes protsenti aktsiatest, et tihti sel tasemel hakkab turul ka mingisugune põhi juba tekkima, nii et see on ka võib-olla näitab meile, et siis aktsiad hetkel on juba üsna üle müüdud ja kas või selline nagu ei tähenda, et suur rallius algab, aga vähemalt mingi tehniline põrge lühiajalises perspektiivis meil siin võib küll tekkida. Ja tegelikult, kui ma vaatasin oma aktsialisti üle see nädal ja selleks nädalaks tegelikult mul on pakkuda ka ainult ostukandidaadid, et ma väga palju selliseid nagu head müügivõimalusi aktsiates enam ei näe. Ja mul endal kauplemises ka viimased paar nädalat oli rohkem just sellist lühikeseks müüdud aktsiad, millega ma teenisin siin kasumit ja just neljapäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel sain sealt juba palju kasumit välja noh, osaliselt kasumit välja võetud ja nad hakkasid juba põrkama vastu trailing stop'e ehk põhimõtteliselt hakkasid seal viimased osad sulgema, et näitab, et aktsiad enam ei taha langeda, et saan siis nii palju kasumit, kui turg annab ja pigem juba leian sellised head ostuideed ja tegelikult eelmisel nädalal juba teisipäeval me hakkasime selleks tegelikult valmistuma ja me striimis vaatasime uued potentsiaalsed aktsiad, mis siis, kui põhi tekib, mis aktsiad tasub osta.
ja siin mõned ma toon ka teile nüüd välja ja jah, see nädal on tegelikult ainult siis ostukandidaadid mul nimekirjas, mis ma jälgin. Et see on ka võib-olla selline nagu positiivne märk ka üksikaktsiate ülevaatamisel ja minu portfelli nagu käitumise poolt. Kui me vaatame siis indeksid kõigepealt S&P 500 alustame nädalasest graafikust, et noh, siin meil on toimunud esimene korrektsioon, millest ma olen palju rääkinud juba, mis me ootasime, +3 libiseva keskmise, nii et see on suht selline nagu tavaline korrektsioon tõusva trendi raames, mis võib juhtuda +3 libiseva keskmiseni või -1 et noh, napilt siin libiseva keskmiseni ei ole jõudnud hetkel. Nii et jah, siin teoreetselt on natukene langusruumi veel võib-olla, aga võib-olla juba praegusest tasemest võib proovida siin nagu rallida. Et vaadates turuindikaatorid selleks nädalaks jällegi, kui nad hakkavad paranema, kui me saame ka bullish percent indeksi ja new high new low poolt lisakinnitused, siis suht kindlalt võib oodata juba sellist nagu põrget esialgset, kui aga need indikaatorid ei anna meile ostusignaali ja ka teised indikaatorid hakkavad halvenema, rämpsvõlakirjad, volatiilsus hakkab uuesti tõusma, rämpsvõlakirjad langema, siis võib-olla tulebki natukene sügavam korrektsioon ja siis tuleb põrge. Et see on hetkel vähem tõenäoline stsenaarium, suurema tõenäosusega natukene on hetkel selline nagu põrge. Kui vaadata päevast graafikut, noh, natukene siin me ei jõudnud vastu -3 ehk selline nagu täis sügavat korrektsiooni meil päevasel graafikul ei olnud, samas jah, nagu ma juba tõin välja, siin juba meil tekivad madalamad tipud, madalamad põhjad ja 22-päevane libisev keskmine on hakanud juba meil vastupanuks just neljapäeval, kui turg avanes, ta üritaski testida seda 22-päevast libisevat keskmist ja siis hakkas meil suur langus sellest tasemest. Samas nüüd me näeme, et siin 100-päevane libisev keskmine on toetusena hetkel ja siit me võimegi põrgata ja vaadates päevast graafikut, hetkel ootakski põrget võib-olla siin libiseva keskmise ja +1 et selle tasemeni. Ja siis edasi tuleb vaadata, et siin võib formeeruda meil madalam tipp ja siis me võime teha veel ühe madalama põhja, siis minna vastu -3 ja siis tekibki selline nagu sügavam korrektsioon nädalasel graafikul. Positiivsem stsenaarium, kui peale seda esialgset põrget me üritame siin uuesti langeda ja siis meil tekib -1 madalamale lähe ja siis tekib kõrgem põhja ja siis võib hakata uus või selline tõusuva trendi jätk. Et need on võimalik natukene pikaajalisemad stsenaariumid, lühiajaliselt tundub, et jah, siin võibki formeeruda meil see esimene põrge ja siis vaatame, kui tugevaks ta tuleb, et mida vähem tegelikult siin põrkame, seda kehvem on. Et kui ainult siin võib olla libiseva keskmiseni, siis uuesti langeda, siis võib tulla suurem langus, kui +1 ja võib-olla isegi kõrgemale, seda suuremaks muutub tõenäosus, et võib formeeruda kõrgem põhja. Nii et hakkame jälgima, mis selle esialgse põrgega hakkab siin toimuma. Ja see on siis suurema tõenäosusega stsenaarium hetkel selleks nädalaks. Kõige negatiivsem muidugi oleks, kui täna näiteks üritame natukene tõusta, siis kohe hakkame uuesti langema. Ja siis turuindikaatorid hakkavad halvenema. Võib-olla, et turg üritab ka nats langeda, turuindikaatorid halvemaks ei lähe, tekib selline võltslikumine madalamale ja siis tuleb põrge, et tegelikult see on ka selline võimalik positiivne stsenaarium. Et jah, umbes siis 3 stsenaariumit, kõige vähem tõenäoline on siis kohe edasine langus, natukene suurema tõenäosusega kas võlts läbi murega tõus või siit otsa juba hakkama nagu põrkama, et 2 sellist nagu põrge stsenaariumit suurema tõenäosusega. NASDAQ on väga sarnane pilt S&P 500-ga, siin me ka näeme, et hetkel siis libiseva keskmiseni korrektsioon +3 on toimunud, ehk võimegi siin hakata nagu põrkama juba lühiajalises perspektiivis. Ja siis päevasel graafikul siin on ka väga sarnane S&P 500-ga, et siin jäimegi hetkel 100-päevase libiseva keskmise juures. Siin tekkis toetus ja siit võimegi põrgata ja siis vaatame, kas libiseva keskmiseni või +1 kuhu maani see põrge võiks olla.
Dow Jones nädalasel graafikul siis ka üritas natukene ei jõudnud +3 nüüd natukene ei jõudnud ka libiseva keskmiseni, et siin tegelikult natukene rohkem võiks korrektsiooni näha, aga vaadates päevast graafikut, siis jah, oli nats tugevam, et ei jõudnud siin ka 100-päevase libiseva keskmise juurde, et nats kõrgemal -2 juures hakkas põhja tegema, et jah, siin ka vaatama, et oodata on põrged, aga kui hakkame siit kohe langema ja võlts läbimurret ei teki, taastusega hakkab kohe langema, et siis siin me näeme järgmine võimalik tase, -3 ja võib-olla siis 200-päevane libisev keskmine, võib-olla järgmised languse sihid. Ja Russell 2000, siin on väga huvitav pilt hetkel nädalasel graafikul, siis ühelt poolt me siin testisime libisevat keskmist, isegi läksime sellest nats madalamale, siis taastusime, et selline võlts läbi murra sellest madalamale tekkis. ja tundub, et hetkel siis see libisev keskmine siin hoiab 22 nädalane. aga teiselt poolt meil on siin see üleoluline vastupanutase hetkel, millest me kõrgemale ka ei saanud ja kohe vaatame päevasel graafikul, seal on ka näha, et neljapäeval tegelikult testisime seda taset ja sellest hakkasimegi kohe langema. Et jah, siin võibki olla, et indeks jääbki siin nende tasemete vahel siin kauplema ja siis mis suunas ta läbi murrab, selles suunas meil tulebki järgmine suurem liikumine. kui me kiiresti taastume sellest tasemest kõrgemale, siis võibki tulla hea selline jõuluralli, kui see tase ikkagi peab vastu ja me läheme libisvast keskmist tõesti madalamale, siis võime minna seda järgmist taset testima, kus meil on ka 50-nädalane libisev keskmine. Päevasel graafikul siis me näeme neljapäeval üritaski Russell ka rallida ja siis täpselt vastu seda taset läks ja siis meil algaski suurem müümine neljapäeval sellega. Reedel aga suht palju sellest kukkumisest juba sai taastatud. et see oli nagu positiivne märk, et -2 ka madalamale läinud. et nüüd jah, jälgime, mis selle taseme juures hakkab toimuma, et siin ka langeb 20-50-päevane libisev keskmine, et proovib võib-olla veel korda seda testida, võib-olla siis läheb madalamale, siis murrab kõrgemale, otsa murrab kõrgemale, see oleksid siis positiivsed stsenaariumid, kui me saaks sellest tasemest kõrgemale. kui aga üritab läbi murda, teeb võlts läbi murre, siis hakkab madalamale minema või üldse sellest tasemest kõrgemale, siis me võimegi näha sellist järgmist languslainet, siis 200-päevane järgmine tase, -3 et need oleksid siis sihid. ehk jah, väga oluline see tase järjekordselt, mis selle tase juures hakkab meil juhtuma, kas ta peab vastu nagu vastupanu, siis näeme suuremat langust või suudame sellest ikkagi kõrgemale minna. ja siis võib positiivsem areng tulla. nii, vaatame siin üksikaktsiad, mida neist oodata ja alustame siis Nvidia aktsiast, nagu ma lubasin. siin meil tegelikult suht sarnane pilt nagu Russellis tegelikult üllatavalt. et kui me vaatame pikaajalisemat pilti, nädalast graafikut, siis tegelikult siin oli suht hea korrektsioon tõusvatrendi raames, et me oleme tõusnud +3 ja siis oleme teinud korrektsiooni libiseva keskmise juurde, libisev keskmine endiselt tõuseb, ehk ta võibki siin nüüd peale seda nädalast korrektsiooni uuesti hakkama siin tõusma hakkama, et fundamentaal me nägime üsna hästi toetab seda edasist tõusu Guru Fox evaluatsioonimudeli järgi isegi nats alla hinnatud, nii et siin tegelikult fundamentaalselt võiks küll edasi tõusta. Samas siin on olemas selline nagu vastupanutase juba tekkinud ja siis ongi vaja tegelikult jälgida, et mis selle taseme juures Nvidia aktsia hakkab tegema. ja siin me näeme tegelikult päevasel graafikul oli meil areng, et ei saanud +1 kõrgemale, mis on negatiivne ja siis peale tulemust langesime sellest tasemest madalamale. me näeme seda taset, see oli siis vastupanu, siin oli võlts läbimurre sellest kõrgemale, siis siin tõstis seda nagu toetus paar korda ja nüüd murdsime sellest madalamale. reedel uuesti testisime seda taset, läksime madalamale, aga siis päeva lõpupoole uuesti taastusime. ehk siit ma tegelikult jälgin Nvidiat nii ostu kui ka müügikandidaadina, ma ei tea, mis ta hakkab tegema ja sõltuvalt sellest ma hakkangi seda kauplema ilmselt. kui me saame siit sellest tasemest uuesti kõrgemale taastuda, läheme 20-50 päevast libisevast keskmisest kõrgemale, siis siin meil tekiks võlts läbimurre sellest tasemest madalamale, siin võiks olla
hea ostukoht. Samas, kui me sellest tasemest kõrgemale ei saa, proovime seda veel korra testida, siis me võimegi langeda vastu -3 vastu 200 päevast libisevat keskmist lühiajaliselt. Siis võiks proovida seda shortida. Ja siin tunnisel graafikul ka hästi näha seda taset. Siin on see joonistatud, kuidas ta oli siin meil toetus vahepeal, siin ta oli vastupanu, toetus ja siis, kui hind murdis sellest kõrgemale, siis ta tegigi siin suurema tõusu. Ja siis jah, 4 päeval peale tulemust me läksime sellest tasemest madalamale, põrkasime, testisime seda nagu vastupanu hetkel ja hakkasime reedel uuesti langema. Et siin tunnisel graafikul täpselt tulebki jälgida, et noh, kui siit me hakkame tõusma, tekib kõrgem põhja, läheme sellest tasemest ikkagi kõrgemale, libisevad keskmised hakkavad tõusma, siin see muutub ostukandidaatiks. Kui aga me hakkame siit uuesti langema, ehk ei lähegi seda taset testima, et see reedene test jääbki nagu siin viimaseks, või kui proovime siin tõusta ja vastu seda taset ja siis hakkame langema, siis võiks vaadata Nvidiat lühiajalist nagu müügikandidaadina. Ehk kaks sellist nagu stsenaariumi mul selleks nädalaks Nvidias on. Siis AMD, sama kiibitootja, sarnane sektor, ka siin negatiivne areng oli meil 4 päeval reedel ja selle kohta oli ka küsitud ja siin tegelikult ka sarnane pilt nagu Nvidiaga. Võib öelda, et siin nädalasel graafikul oli väga palju üle müüdud väljaspool +3 nüüd tegi sellise nagu tervisliku korrektsiooni tõusva trendi raames. Rohkem siin libiseva keskmise juurde, noh, me näeme, et siin natukene langusruumi veel on, samas võib kohe siit hakata uuesti põrgama ja siis tõusutrendi hakata jätkama. Mul siin tegelikult veel lühike positsioon on sees, et ma ei ole veel siin täielikult väljunud, olen osalist kasumit välja võtnud, ma olen shordinud siin seda esimest madalama tipu formeerumist, kui hind hakkas siit libisevast keskmist madalamale minema, siis selle langusega ma olen siin selle lühikese positsiooniga teeninud. Ta ei ole veel jõudnud siin lausa selle -3 mu teise sihini. Aga samas jah, osaliselt kasumi ma võtsin ja ma juba seal treilin stoppi. Nii et noh, hetkel mul on natukene selline nagu negatiivne bias võib-olla selle aktsia suhtes, sest mul on siin positsioon olemas. Aga ma olen juba valmis, et ta võib mingi hetk siin hakata põrkama, läheb vastu stoppi ja siis noh, nädalasel graafikul tegelikult ka ta vajaks natukene rohkem langust ja siis temal on võrreldes Nvidiaga natukene rohkem tööd vaja teha, et ta hakkaks uuesti siin tõusma, et iga põrge, mis siin tekib, ta läheb siin vastu libisevat keskmist, ta võiks olla uuesti siin müügivõimalus ja järgmine hea ostuvõimalus päevasel graafikul, et ta peaks siin kas tegema põhja, kõrgema põhja, topeltpõhja, et nädalasel graafikul siis libiseva keskmise juures hakkab mingi põhja formeeruma ja siis võiks vaadata seda uuesti ostukandidaadina. Et hetkel jah, mul siin ostuideed hetkel ei ole, hoian endiselt siin lühikest positsiooni ja jälgin põhimõtteliselt sellest nädalast graafikut, kas ta hakkab siin libiseva keskmise juures põhja tegema ja kas hakkab siin topeltpõhi või kõrgem põhi formeeruma päevasel graafikul, et alles siis võiks hakata vaatama seda uuesti ostukandidaadiks ja kui ta kiiresti põrgab vastu libisevat keskmist ja hakkab madalama tipu formeeruma, siis võib vaadata uuesti lühikeseks müümise kandidaadina. Järgmised aktsiad on siis põhimõtteliselt valmistangi rohkem, vaadates turuindikaatorit ikkagi ja nagu ma tõin välja, suurema tõenäosusega on see tõusuvariant hetkel ajutine põrge, siis valisin siin mõned aktsiad, mis võivadki selle põrgega hästi tõusta ka, et need on pigem kas väga ülemüüdud aktsiad, mis enam ei taha langeda, hakkavadki nagu põrkama või aktsiad, mis tegelikult näitavadki siin tugevust ja see korrektsioon, mis turul oli, nendel oli see lihtsalt selline väike korrektsioon, näiteks siin Qualys aktsiaga tegemist, mis raporteeris head tulemuse, läks väljaspool +3, siis tegigi siin tervisliku korrektsiooni libisevate keskmiste taseme juurde ja hakkas siin kõrgema põhja formeeruma ja siin võib tulla järgmine ostulaine. Turul põrge ja selles aktsias siis järgmine ralli vastu +3. Et selline ostukandidaat ja siin ma vaatan siis tunnisel graafikul
Siin on juba näha, et aktsia tegi hea põhja siin 200-tunnise libiseva keskmise juures, esimene tõusu vastu +3 ja kui ta siin teeb korrektsiooni libisevate keskmiste juurde kõrgema põhja, siin võiks olla hea ostukoht, hea koht, kus stopi panna ja siis võib vaadata tõusu vastu +3 päevasel graafikul. Sarnane on siin Unity Software, et siin on nädalasel graafikul ka, me näeme, et tegelikult tal on tõusev trend, tegi siin kõrgema põhja libiseva keskmise juures ja võib proovida siin uuesti vastu 200 päevast, vastu +3 nädalasel graafikul rallida. Päevasel graafikul tegelikult juba siin formeerus põhi ja reedel ta tegi kõrgema põhja, läks kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale. Ja võib siin ka proovida rallida uuesti vastu +3, et selles aktsias oli ka siin hea kvartaaltulemus, tegelikult ta reageeris positiivselt ja peale kvartaaltulemust väike korrektsiooni tegi ja nüüd tundub, et siin uuesti areneb selline tõusev trend. Tunnisel graafikul ta on siin juba kõrgema põhja teinud. Et siin võib vaadata veel üks selline väike kõrgem põhi. Kui tekib vastu neid libisevaid keskmist, see võiks olla järgmine ostukoht ja siin seda põhja võib kasutada oma stopi panemiseks, sellest veits madalamal tasemel seda panna. Siis FSLI, Fastly. Siin on samamoodi, oli päris hea kvartaaltulemust, peale kvartaaltulemust aktsia siin rallinud 35%, järgnevatel päevadel nad rohkem rallinud läks väljaspoolt +3, siis tegi korrektsiooni libiseva keskmise juurde ja nüüd võib uuesti proovida järgmist tõusulainet teha. Et sellised nagu sarnased paternid, nagu te näete, nendes tugevamates aktsiates hetkel on. Siin on juba tehtud ka põhi, kõrgem põhi, siin võib vaadata järgmine kõrgem põhi, näiteks siin, see võiks olla ostuvõimalus ja seda põhja võib kasutada stopi panemiseks. Siis Clear Secure aktsia, ticker YOU, nagu sina inglise keeles, päris huvitav ticker. Ja siin oli ka tegelikult siis meil hiljuti kvartaaltulemus ka päris hea, parem kui analüütikud ootus, et aktsia hind avanes gap'iga, käis madalamale, siis uuesti tõusis vastu +3. Läks isegi natukene sellest kõrgemale, nüüd tegi korrektsiooni libisevate keskmiste juures ja reedel tegelikult juba hakkas suht ilusti siin taastuma, selline nagu kõrgem põhi ja ostupattern tekkis ja siin võib ralli tulla vastu +3 päevasel graafikul. Ja siin siis tunnisel graafikul siin meil tekkinud põhi 200-tunnise libiseva keskmise juures aktsia on rallinud, et siin võiks vaadata järgmist kõrgemat põhja selliseks nagu ostu võimaluseks. Järgmine aktsia on Dropbox, samamoodi oli hea kvartaaltulemus, peale kvartaaltulemust aktsia siin rallis peaaegu 8%, jõudis vastu +3, nüüd tegi korrektsiooni libisevate keskmiste juures ja siin võib formeeruda kõrgem põhja ja ta uuesti võib proovida siin meil rallida. Siin vaadates tunnist graafiku, siin meil on põhi, kõrgem põhja, natukene üritas rallida, et vaataks järgmist kõrgemat põhja ostu võimaluseks ja siis eelmist põhja võiks kasutada stopi panemiseks. Ja DOCN, sama pattern, hea kvartaaltulemus, mis me oleme siin eelmistes saadetes üle vaadanud ka hästi rallis, läks väljaspoolt +3, tegi korrektsiooni libisevate keskmiste juures ja nüüd siin võib formeeruda kõrgem põhja ja järgmine ralli vastu +3 päevasel graafikul. Et nagu te näete, väga sarnased paternid headel aktsiatel on siin tekkinud ja siin ka hakkab põhi tekkima 200-tunnise libiseva keskmise juures. Et noh, siin veel sellist nagu head rallit võib-olla ei olnud, tahaks näha mingid rallid kõrgema põhja ja siis kas siin, kui läheb kõrgemates libisevatest keskmist kõrgemale või siis see järgmine kõrgem põhi, need võiksid olla siis sellised ostukohad. On
mille tulemus me ka eelmises saates üle vaatasime, et siin oli hea tulemus, aktsia hind tegi suure gap'i, läks vastu +3 nüüd korrigeeris libiseva keskmise juures, et siin ta võib teha kõrgema põhja ja siis teha rallit vastu +3 vastu 200 päevast libisevat keskmist. Et monitoorin seda paterni ja siin tunnisel, siin üritab hetkel põhja teha, siin on näha vaja, et tekiks kõrgem põhi, üks ostuvariant või kui ta tahab veel korra siin põhja teha, siis hakkab tõusma järgmine kõrgem põhi, et kaks sellist nagu võimalikku paterni, mis siin võiks tekkida, mida ma ostaks. Ja siis mõned aktsiad, mis ei olnud tugevad, aga viimase langusega ilmselt ei taha ka ennegi juba palju langenud ja enam ei taha palju langeda. Et näiteks üks neist on FDS, FactSet Research System, ta on nädalasel graafikul väga palju üle müüdud libisevast keskmisest -3 fundamentaalselt tegelikult sel firmal on kõik hästi, ehk ongi üks näide sellest firmast, kus fundamentaal pole halvemaks läinud, aga aktsiahind on palju kukkunud, eks seal nagu siin on tekkinud negatiivsed ootused, emotsioonid selles aktsias, et ja siis ta võib tegelikult, kuna hea fundamentaal on olemas, ta võib väga hästi siin nädalasel graafikul ka põrgata. Ja päevasel graafikul ta isegi juba neljapäevale langenud, vaid vastupidi nagu tõusis. Ja siin me näeme formeerus põhja, hakkas kõrgem põhi -1 juures formeeruma. Et näitab meil juba sellist nagu tugevust võrreldes turuga selles aktsias ja siin, kui üks esimene kõrgem põhi formeerub, siis ta võib siin proovida rallida vastu +3 tegelikult päevasel graafikul ja see oleks selline väike põrge osa nädalasest graafikustest. Ja tunnisel graafikul siin põhi juba formeerunud, esimene hea ralli ja siis, kui ta teeb siin väikse korrektsiooni veel libiseva keskmise juurde, siis võiks vaadata seda ostukandidaadina. Veel üks aktsia, mis ei taha enam langeda, tundub, on Lululemon Athletica, et ka on siin nädalasel graafikul väga palju langenud, -3 testinud ja siin näha, et sellist nagu taset, millest ta madalamal ei taha, võib-olla proovib siin vastu libisevat keskmist nädalasel graafikul põrgata. See on siis kuskil siin tase tegelikult $200. Ja päevasel graafikul $200, see on tegelikult siin 100-päevane libisev keskmine, +3 isegi madalamal tasemel. Et me näeme, et sellest tasest ei taha madalamale minna, tegelikult siin formeerus isegi natuke kõrgemal tasemel viimane põhi, esimene kõrgem põhi formeerus. Ja reedel ta ka suht hästi juba rallis, et võib proovida siin vastu +3 lõpuks rallida ja see oleks tegelikult siin sellest nagu kanalis kauplemine ka samaaegselt. Ja siis tunnisel graafikul siin meil reedel tegelikult formeerus esimene kõrgem põhi juba, ta hakkas nats langema, et kui teeb järgmise kõrgema põhja, siin võiks veel korda seda vaadata ostu variandina, siis seda põhja kasutada siin stopi panemiseks, et sellest veits madalamal tasemel stopi panna. Ja viimane aktsia, mis võib ka põrgata, meil on Meta tegelikult, et Meta on siin ka viimaste nädalatega palju langenud, aga nädalasel graafikul me näeme, et on jõudnud siin vastu 100 nädalast libisevat keskmist, et viimati ta sellest tasemest on põrganud. Et võib proovida nädalase graafiku järgi põrgata, päevasel graafikul ka peale kvartaaltulemust, kus ta gap'iga läks madalamale 200 päevast libisevast keskmisest madalamale ja siis vastu -3 siin suht kaua liikus. No kuna ta on fundamentaalselt ka tugev, me näeme, kui ta murrab sellest 200 päevast libisevast keskmisest madalamal, siis ta suure tõenäosusega tahab seda veel testida, proovida, kas see on ikka vastupanu ja siin me näeme, et suht palju tegelikult põrkamisruumi on selle tasemeni. Et siin ma jälgin siis sellist paterni Meta aktsias. Ja tunnisel graafikul ta hakkab meil siin juba sellist nagu 3 korda tegi põhja selle taseme juures, hakkas siin tõusma, vaataksin järgmist kõrgemat põhja ja siis võiks proovida seda osta ja siis siin väga hea koht, kus stopi panna ja siis vaadata seda põrget vastu 200 päevast libisevat keskmist. Et sellised siis kauplemisidee mul selleks nädalaks. Nii, minu poolt siis kõik, loodetavasti saade teile meeldis, ärge unustage like'i panna, jätke oma kommentaarid
mis teile meeldis, mis ei meeldinud aktsiate kohta, mis me võime veel üle vaadata, kui mingid huvitavad aktsiad on, küsimused, mida ma võiks üle vaadata järgmistes saadetes. ja soovin teile edukat lühendatud kauplemisnädalat ja kohtume järgmine esmaspäev. kõike head!